Tere Martin! Tere! Tere tulemast SEB podcasti. Teie Upsteami tagline on revolutsioon autopesus, mida autoomanikud armastavad. Nii ta on. Mis on see revolutsioon, mida te siis korraldate? No, põhi nii-öelda probleem, mida me lahendame, on tegelikult üsna lihtne ja üsna levinud, ongi aja säästmine. Ehk siis kui vaadata siin ümber maailmas, kuidas muud asjad toimivad, nagu ütleme, taksondusest oli Uber ja Taxify, siin Airbnb ja sellised asjad, siis muud sellise leidsime nagu ühe niisuguse tööstuse, mis on nii-öelda nagu innovatsioonist mitte puudutatud ja selleks on siis autopesu, et siin on küll tehtud neid nii-öelda automaatseid autopesuleid, aga see mitte ükski nagu probleemi lahendus, mis on siis nii-öelda nagu välja toodud, ei ole lahendanud seda põhilist probleemi, mis klientidel on ja see on see, et kui me tahame autopesu saada, siis me peame nagu investeerima sinna oma aega, autoga sõitma kohale ja siis koha peal ootama. Et saame siin küll autosid pesta kiiremini ja efektiivsemalt, aga ikkagi klient peab minema kohale ja see ongi siis see element, mille meie siis oma protsessis võtame kliendilt, selle kohustuse võtame siis vahelt ära. No ma arvan, Upsteam laiema tuntuse sai läbi ajujahi saate. Aga kuidas tekkis see otsus, et nüüd on hetk minna ajujahti? Ausalt öelda tegelikult meie esimene investor Rain Rannu, kes ka ühtlasi meiega, või mitte meiega otseselt, aga omal noorel ajal siis käis ka raamatuid müümas Ameerikas ukselt uksele, siis kuna meie tegime ka seda oma tiimiga, siis tema investeeris meisse, mitte ainult sellel põhjusel kindlasti, aga tema oli üks nendest, kes siis lõppkokkuvõttes pakkus selle idee välja, et nagu miks ta ei võiks nagu kandideerida. Mul oli nii-öelda natukene peas mõlkus see mõte küll, et võiks, aga tundsime, et nagu võib-olla ei ole nagu päris õige aeg. Ja olime endiselt veel siuke startup, kes natuke nagu mõtles selles kontekstis, et mis siis, kui me nagu kõigile näitame, mida me teeme, siis äkki keegi tahab meid ära kopeerida. Aga tegelikkuses ei olnud see nagu mitte mingisugune case. Aga siis ma paningi lihtsalt selle avalduse kirja. Mõtlesime, et hea oleks, kui saame top 100-sse. Saaks kas või nagu mingisugune 5 sekundit eetriaega, see oleks hästi tore. Aga siis, kui me juba sealt edasi saime, siis hakkas juba nagu see sisemine võitleja hing pihta, kus oli see, et nagu, nüüd me läheme nagu all the way ja proovime selle asja kinni panna. Nüüd teil on siuke, pigem ütleks väiksem põhimeeskond praegu. Et äkki sa lihtsalt räägid seda luguga, kuidas te kõik kokku tulite ja kuidas see idee sündis, et nüüd on aeg Upsteami jaoks? No idee ise pärineb samamoodi Ameerikast, kus tegelikult sellist sarnast asja me nagu nägime, kus tehti küll survepesuritega, koputasin seal ühe ema uksele, üritasin talle seal raamatuid müüa ja siis kõrval maja juurest oli niisugune värvikirev auto, mis siis hakkas seal pesema ja siis sel hetkel mul nagu natukene klikkis ära, et nagu miks sellist asja nagu igal pool ei ole tehtud. Ja kuna ma olin ise tudeng sel ajal, siis ma teadsin ise samamoodi, et ma olin küll selline tudeng, kes hoidis oma igat senti kokku, aga ma ikkagi aastas kord 2 käisin ikkagi käsipesulas ka ja ma nägin tegelikult, kui ebameeldiv see kogemus on alati olnud, et seal ei ole ta kõige hügieenilisem koht, seal on see klienditeenindus, ei ole selline meistriklass alati ja siis mis ma nagu tegin, oligi siis see, et koolis hakkasin, kuna ma õppisin majandust ja äri, siis tegin kõik oma koolitööd sel samal teemal. Ja lõpuks siis, kuna olime juba nii palju seda materjali läbi käinud, siis tunduski siuke nagu, olin nagu enesekindel selles mõttes, et selline asi võiks nagu reaalselt toimida. Algul auru tehnoloogia ei olnud küll see, mille peale me nagu keskendusime, aga lõpuks, kui me vaatasime juba nagu selle looduskeskkonna kontekstis, et avastasime, et Euroopas on nagu hoopis teistsugused normid ja siis pidigi nagu midagi muud välja mõtlema, et päris survekaga igal pool plädistada ei tundunud nagu loogiline. Ja siis kombineerisime nagu 2 asja omavahel kokku, et ongi liikuv autopesu ja on ka liikuv loodussõbralik autopesu, kasutades siis selleks auru. Ja siis jõudsingi lõpuks sinna punkti, kus oli see, et nagu peaks selle asja ära tegema, aga nii palju ma vähemalt nagu koolist võtsin nagu koolipinki nühkides nagu teadmisi kaasa, et päris üksinda siukseid suuri asju nagu ära ei tee. Ja siis mul oligi vaja kordajat ja kordaja minu mõttes on alati olnud just meeskond. Ja kust mujalt ma leian omale nagu sellised kauboi ässad, kes on nagu alati nõus muga kas või läbi tule ja vee lõpuni välja minema, on siis täpselt samamoodi raamatumüüjad, kes ongi seal harjunud sellise intensiivse tööga ja siis nii tuli meie tiimi Valjo. Valjo
Valja oli algul minu eeskuju raamatumüügis, sest et tema oli üks ässadest, kes seal nagu kõige paremini paugutas. Ja läksin sabajalge vahel tema juurde, ütlesin, et kuule, et kas sa tahaksid muga nagu autopesu businessit teha. Ja olin ise ka imestunud, et ta nagu tegelikult tahtiski teha ja siis pärast helistas mulle Aleksis kurjalt, et kuule, miks sa mulle ei maininud, et mingid äriteed, et nagu ma tahaks ka tulla tiimi, vaata, ja siis võtsime tema tiimi ja nii nagu siis see idee või siis nii-öelda idees sai siis nagu päris äri, ütleme nii. Ja siis ka korra mainisid, et sa mõte tekkis selles, et olid kuskil Ameerikas uksed koputamas, nägin naabrid tegid sellist survepesu. Tallinnas, Eestis üleüldse vaatame ringi, autopesulatest nagu justkui puudust ei tunne, et mis siis osa täidab Upsteam praegu turul? Ta täidabki seda osa, et võtame nüüd nagu niisuguse stereotüüpse näite, eks ole, et kui ma töötan, ütleme 9-st 5-ni, eks ole, siis nädala sees mul aega pesulas käia ei ole üldjuhul. Ja kui tööpäev saab 5-st läbi, eks ole, siis üldjuhul on mingid ummikud, sõidan sealt läbi, heal juhul äkki jõuan mingi 5:30 või 6 koju. Ja nüüd, kui sa tahad nagu päris korralikku käsipesulat, eks ole, siis seda nagu üldjuhul ei ole leida, sellepärast, et kas isegi kui neid pesulaid on palju, siis just need pärast 5-sed ajad on enamasti kas siis broneeritud või siis nad on kusagil kaugel, ma pean sõitma täiesti teise pesulasse, mis ongi võib-olla teisel pool linna otsa, eks ole, ja nädalavahetusteti nad ei ole ka alati kõik lahti. Ehk siis nagu pesulaid on küll palju, aga point ongi selles, et inimesed kuidagi, me oleme ise avastanud, nagu hakkavad niimoodi nagu prokrastineerima või nagu edasi lükkama seda ja tihtipeale juhtubki see, et kui sul nii-öelda ostuotsus tekib sel hetkel, kui sa lähed oma autosse ja katsud seda musta linki ja vaatad, täna tahaks pesulasse minna, siis nüüd sellest perioodist, kus sa nagu otsustasid, et on vaja pesulasse minna kuni selleni, et see auto on puhas, võib teinekord isegi 1 või 2 minna, sest ta läheb alati meelest, kuna ongi just see nagu nii-öelda lisahõõrdumine on seal juures, eks ole, et ma pean investeerima see 1 tund või 2 sellesse, et ma sõidan sinna kohale, ootan ja kuna Upsteam tuleb siis klientide juurde ise ja me peseme siis autosid sel ajal, kui klient autot ei kasuta, siis see on nagu meie klientidele väga palju meeldinud. Mis on need kõige väärtuslikumad mõtted või õppetunnid, mis teie meeskond sai ühes kaasa võttis? Üks kõige väärtuslikumaid võib-olla, mis esimesena mul pähe hüppab, on see julgus, et enamasti startupi teevad ikkagi noored kogenematud inimesed, kes ei ole kunagi varem sellises businessis olnud, eks, või üldse mingis businessis ja ambitsioon nagu tundub olevat, aga tegelikkuses ei ole seda nagu laia spektrit, kus sa nagu näeksid, et tegelikult mis maailmas toimub ja tänu sellele, et me Ajujahis saime seal nende päris mainekate ärijuhtide ja ettevõtjatega seal nii-öelda mõtteid edasi-tagasi põrgatada ja kaitsta oma ideed, siis see nagu aitas meil just ka meie visiooni laiendada hoopis teisele tasemele. Ja muidugi mina olin nüüd küll käinud koolis õppinud, eks ole, ärindust ja bakas küll, aga see, mis sa nii-öelda koolipingis õpid, ei ole nagu üldse see, mida tegelikkuses nagu praktikas tuleb ära teha ja mulle meeldiski just see, et Ajujahi see meeskond pani niimoodi natukene nagu oksaga surkis tagant, et andiski sulle, et nädala aja jooksul proovi nüüd frantsiisi plaan valmis panna, mis on tegelikkuses täiesti võimatu ülesanne. Aga need unetud tööd ja kõik, mis nagu investeeritud sai, see esiteks viis meie meeskonna paremini kokku, kuna selline nagu väga stressirohke ütleme nagu lõpupoole läks aina stressirohkemaks kogu see protsess, eks ole, mis on ka hea, sellepärast, et see hoidis nagu meeskonda koos ja me nii-öelda valideerisime läbi selle Ajujahiga oma meeskonna palju paremini ära. Et mulle meeldib öelda, et kui keegi oleks nii-öelda alla andnud, siis ta oleks juba Ajujahi ajal selle alla andmise ära teinud, aga praegu nüüd, kui me oleme nagu selle tule ja vee läbi käinud, siis ma ei näe, et mitte miski meid nagu tagasi hoiaks. Kui palju teie toode muutus Ajujahi jooksul? Et kas oli see, et sisenitsite ideega A ja siis tulite välja sealt ideega X? Neid pivoteid oli päris palju. Ükski mõte tegelikkuses, mida me Ajujahis esindasime, ei olnud asi, mida me ei olnud varem läbi mõelnud, selles mõttes, et juba koolitöös, eks ole, kuna Upsteam võib öelda, et rajati küll 2017 aastal, aga idee hakkas juba 2015 aastal arenema, ehk siis ma jõudsin nagu need frantsiisimise ja siuksed nagu mudelid nagu läbi töötada, aga jällegi koolipingi levelil.
aga nüüd ajujaht oli siis see, mis nagu tõi need teemad nagu üles praktilisel tasandil ja tegelikult nii-öelda niisugused pivoteid sai seal ikka natuke tehtud küll, et kui me täitsa ajujahi alguses olime tuntud kui need pesupoisid või kaubikumehed, siis ajujahi lõpuks olime juba frantsiisimehed ja mõtlesime globaalsel tasandil ja selliseid nagu ideid käis üsna palju läbi. Oli ka segadust sellel teemal, kes meie klient on. Me arvasime, et on üks, eks ole, aga siis tänu sellele oligi nagu ajusid seal rohkem juures, kes aitasid sul mõelda, et äkki on ka see ja äkki on ka too, eks ole, siis said nagu omaette nii-öelda nagu valideerida neid ja aitas meil tegelikult palju paremini aru saada, mis tegelikult meie äri on. Mida sa ütleksid võib-olla neile, kes praegu süda natuke sees puperdab kiiremini ja mõtleb, et tahaks ajujahti minna, aga vot see üks siuke viimane tõukesamm jääb puudu, et päris seda avaldust sisse anda? See on see vana hea tuntud lause, et sa viskad mööda kõik need visked, mida sa ei teinud. Ja isegi kui ta oli meie jaoks ka algul täiesti hirmuäratav, ma mäletan, kui ma oma esimest pitchi, mis seal täiesti top 100 tegin, siis see oli niimoodi, et nädal aega sai õpitud seda pitchi ja kui kohale jõudsime, siis Alexisel oli see kell, mis mõõtis pulssi, see oli vist mingi 180 või 160, see oli metsik. Ja ta ei olegi mugav, aga olgem ausad, ettevõtlus ka ei ole mugav. Ta on väga ränk asi, sa pead väga palju ohverdama selle nimel, kui sa tahad midagi teha ja sa ei saa seda niimoodi lihtsalt nagu idee tasandil hakata miljoneid teenima, eks ole, sul ongi vaja nagu ennast nii-öelda nagu vette visata ja ma näen seda, et kui keegi peaks praegu muretsema selle pärast, et kas ma esiteks olen valmis või kas ma kardan, eks ole, siis kui sa tahad tõesti ettevõtja olla, siis võta see asi ette, sellepärast et nagu varem või hiljem need emotsioonid käivad niikuinii läbi. Varem või hiljem sa jõuad investorite juurde, kes tahavad võib-olla 100 000 või 200 000 investeerida ja see on ka samamoodi hirmuäratav, aga kui sa lähed nagu ajujahti, siis saad natukene seda enesekindlust ja valideerimist ka juurde, mis aitab sul tegelikult seda ka tulevikus teha, ma arvan. Aga Martin, suur aitäh, et täna meile siia SEB-sse külla tulid ja neid inspireerivaid mõtteid meiega jagasid. Ja juba järgmiste episoodides jätkame samuti innovatsiooni ja tehnoloogia teemadel.